täna on võtnud aega siia õpituppa tulla. Alustuseks me teeme hästi lühikese sissevaate iseendasse ja siis vaatame edasi, mis tahvlilt ja teie seest paistab. Me oleme mõlemad Eesti Töötukassa Raplamaa osakonna karjäärispetsialistid. Minu nimi on Lili Saksing, töötan karjääriinfospetsialistina ja mu taust karjääriteekonnal on selline, et alustasin Rahaleidjas karjäärinõustajana, nüüd siis seoses muutustega olen siis edasi Töötukassas karjääriinfoga rohkem seotud. Ja kui mõelda meie tänase teema peale, siis ma tahan välja tuua oma kogemuse, et meil on siin tuleviku kujundamise oskused, me pisut valgustame hiljem seda, mis see sisu on, aga ma annan väikse vihje oma kogemuse kaudu. Et ma olen ema, mul on 3 täiskasvanud last ja ma olen nendega saanud nende karjääriteed käia siis tõesti erinevad aastad, kellega siis rohkem ja vähem ja mul on väga hea meel, et minu 3 lapsel on olnud väga erinev karjääritee, nad on alati tahtnud minuga koos oma võimalustest, valikutest, ootustest ja otsustest rääkida ja ma julgen arvata, et nad on praegu üsnagi eneseteadlikud ja ennast juhtivad inimesed. Nii, aitäh Lilile. Mina olen siis Töötukassa Raplamaa osakonnas karjäärinõustaja praegu, Kerli Valgmann minu nimi ja me mõlemad tegelikult oleme tulnud Rajaleidjast, mõlemad oleme Rajaleidja karjäärispetsialistid ja mina olin siis, kui ma alustasin Rajaleidjast, siis olin mina karjääriinfospetsialist. Ehk siis meil tegelikult mõlemad pädevused olemas, nii karjääriinfospetsialisti kui karjäärinõustaja omad. Ja ka minul on üks suur tütar lisaks väikestele, et kes ka tegelikult minuga tahtis nõu pidada, koos arutasime, vaatasime ülikoolide võimalusi, arutasime tema eeldusi, soove, võimeid ja kõike muud, mis sinna juurde kuulub. Ja ma aitasin tal ka siis valikut teha ja seda enne seda, kui ma tegelikult ise karjäärispetsialistiks sain. Et tundus, et tuli hästi välja, erialaga oli ta rahul, lõpetas ära, kavatseb magistrisse ka edasi minna. Ja muidu on ta ka väga hästi ennast juhtiv noor inimene, teab täpselt, mida ta tahab, oskab enda eest seista, oskab valikuid teha, otsustada, vastutada oma valikute eest. Et tundub, et läheb hästi. Ja väikestega me juba arutame ka, et mis neile meeldib ja kuidas midagi võiks saavutada ja lasen neil isegi natuke juba otsustada 6-9-aastasel, aga muidugi mõtestatud ja põhjendada, et miks mida võiks teha, miks mida mitte ja nii edasi, et selline arutelu juba marrasest peale, mis võiski nagu loomulik olla minu meelest üleüldse. Nii, aga täna tutvustame teile siis ühte meie meetodit, mida me tegelikult töötasime välja Rajaleidja ajal. Ja me töötasime selle sellepärast välja, et meid kutsuti tegutsema lastevanemate koosolekule. Meile anti üsna piiramatut aega, ehk siis me võtsime kohe 120 minutit. Ja täna me oleme muidugi pidanud oma selle tegevuse nagu suruma hoopis väiksemasse ajamahtu, aga vähemalt selle sisu osa me jõuame tutvustada teile ilusasti ära. Ja selle mõte oli siis see, et teha grupitegevusi lastevanemate ja põhikooli siis lõpuklasside, kas 8. või 9. klass õpilastele. Ja mõte oli selles, et nad omavahel julgeksid arutada ja suhelda ja teha häid karjäärivalikuid. Vot. Siis siin on ka see jutt nüüd kirjas. Muidugi täna jätame vahele ka sellise osa nagu see sissejuhatus, et me muidugi ei tutvusta teile ka karjäärikujundamise mõistet, et see on kõigile siin olijatele täitsa tuttav. Ja meil olid siis sellised eeldused või soovid, et mida osalejad siis lõpuks oskaks ja teaks ja millised pädevused siis oleks olemas. Ja sellise sissejuhatuse või häälestusele tegevusele koolis me tegime selliselt, et kasutasime ava- ja avastakaarte, ja mis nagu soodustasid lapsevanema ja lapse vahelist
suhtlemist. me kasutasime neid metafoorkaarte seal põhiliselt. Et nii, lähme edasi, päris kiire. Nii, ja siis see karjääri mõiste, siin ma praegu ei hakka seda jällegi tutvustama. Nii, lähme siit edasi. Et siis, mis on karjäär, et see on see elukestev õpe, eks ole, kus on kõik elurollid on omavahel nagu põimitud ja läbi mõeldud. Nii, aga siit läheb Liili edasi. Väga selline kiirmenetlus täna. Jaa, ma võib-olla veel ainult lisan selle nüüd Kerli sissejuhatusele, et miks me täna siin teie ees selle teema ja selle nõustamise meetodiga oleme, et see on tegelikult siis nagu, kui me teeme nüüd, siis me teeme tegelikult välja rebitud sellest grupi nõustamisest ühe meetodi. Ja meil on tõepoolest tunne, et kui me seda tookord tegime, et ehkki üks ainus kord me oleme saanud seda läbi viia, siis meile tundus, et see asi töötas üldraamides. Tänaseks on see pisut nagu ümber nii-öelda kujundatud selle päeva jaoks. Ja mis see meie ootus on tänasele tegevusele, et teile kui karjäärispetsialistidele koolis või siis mujal organisatsioonis, et me tahame saada tagasisidet, kuidas see teie vaates on. Ja väga häid ettepanek. Just, et see siis nagu selle õpitoa lõpus. Kuid et millele ma mõtlen korra selle pointeri ka, sest et siis ma saan siin mõnele asjale viidata. Et kas eile keegi märkas laua peal või seina peal sellist toredat ratast? Et tegemist on siis karjääri kujundamise pädevuste mudeli sellise toreda graafilise joonisega, kus on välja toodud need 4 pädevusvaldkonda, mis siis karjääri kujundamise tähenduses on olulised. Ja nende 4 sektoriga on ära määratud siis, kui me räägime pädevustest, mis see siis on? Need on siis tegelikult asjakohased oskused, hoiakud ja teadmised. On ju nii? Ja selles mudelis on väga kenasti need kõik välja toodud, et need oskused, asjakohased oskused siis karjääri kujundamise pädevuste mõistes on siin selles kõige välimises ringis, et võimaluste analüüsi puhul siis see pool siin info otsimise, need on oskused. Siis, kus need hoiakud siin selles mudelis peidus on? Hoiakud on siin selles ringis, kus on siis, et pean oluliseks mõista iseennast. Hoiak on selline, et minu jaoks ongi see tähtis, kes ma olen. Ja siis see viimane, see kõige sisemine osa sellest mudelist on siis see tegelikult see tegutsemise pool, aga siis ma mõtestan selle ise lahti selle mudeli põhjal nii, et see on selline teadmistepõhine tegutsemine. Ehk mul on teatud teadmised, mis aitavad mul analüüsida oma väärtusi, huvisid ja teadmisi. Ehk siis see mudel käib kõik need 3 pädevuse sellist komponenti toob nagu pildina ette. Ja miks see siis hea on? Kõik on ju ühes koos ja ühe korraga. See on hea mulle kui karjäärispetsialistile. Mulle aitab see sellise korrastatud mõtte luua. Kuid et ma nagu tajun, et see on samamoodi ka oluline, kui noor või ka lapsevanem tajub seda pilti just nimelt sellise tervikuna, et kui ma mõtlen oma karjääri peale, siis siin on nii palju erinevaid osi. Ja meie tänane see meetod, millega me tegeleme, keskendubki siis sellele mudel, või tähendab põhineb sellel mudelil. Nii, ma vaatan, kas ma midagi olulist jäin selle mudeli juures ütlemata. Korra ütlen veel üle, et võib-olla eile tuli ka jutuks, et see karjäärikujundamise pädevuste mudel on töötatud välja Innove karjäärispetsialistide poolt karjäärikeskuses 2016. aastal. Ja mul on nii hea meel, et keegi siin juba võttis selle omal kotist lahti. Et ta tundis, et tal ongi see hea asi kaasa võtta vaja. Et see on suurepärane. Aga läheme asja juurde. Ehk siis see põhiline, mida me täna peaksime teile siin siis välja tooma, on siis see konkreetne meetod. Ehk siis juhtumi analüüsi meetod. Meil on üks tore juhtum Jüriga, täiesti elust enesest, võiks öelda, ehkki välja mõeldud. Ja me teeme selle põhjal praktiliselt läbi grupitöö. Ja esimene ülesanne on meil siis see, et me moodustame 2 gruppi, õpilased ja lapsevanemad. Ja vaat see on nüüd see koht, kus te saate ennast selle toreda näo järgi siis ära jaotada. Et rohelised, no mis te arvate, kes on rohelised?
ikka Jürid, eks ole ju. Et siis rohelised me palume hetke pärast siis nende tagumise 4 laua juurde jaguneda ja sinised koonduvad siia ettepoole, nemad on siis lapsevanemad ja siis siin on 4. laud ja siis jaguneme 4 ossa ja miks just nimelt 4 ossa, sest et me lähtume tegelikult siis selle mudeli 4 sektorist ehk siis igal sellel lastevanemate poolel on 4 sektorit jaotatud ja laste poolel on siis samamoodi, et 4 laua taga. Mulle tundub, et lapsi vist on meil vähe kohal täna lastevanemate koosolekul, aga see on väga hea, sest et siis võtab iga laps ise endale vastutuse ja mõtleb selle Jüri loo läbi. Nii et kõik on väga kenasti. Kas teile sobib, et me praegu kohe positsioneerime ennast siis selle rolli järgi, mis te täna olete endale võtnud selle kleepsu näol? Olete valmis liigutama? Ja siia tagumistesse laudadesse palun lapsed siis. Võite lapse rolli võtta. Ja siis sinised siia ettepoole ja siia ette ka ja siin on istekohaga, need on privilegeeritud kohad, et kes soovib tahab istuda, tulge siis siia istumise lauale. Aga ma väga palun, et kõik lauad saavad kaetud. Ma väga palun, et kõik lauad saavad kaetud. Olge hea, tulge seal, kuna meil ei ole väga suur grupp, me arvestasime, et meil on rohkem. Osa inimesi on kadunud, kes pidid tulema. Siis on aga meil on vaja siia laua juurde ka nüüd üksikut. Kes võtab ühe lapsevanema vastutuse, ainult siia üks lapsevanem. Te olete seal 3 jaganud. Ja, kes võtab vastutuse? Mina ei võta vastutust. Tiiu, kas aitate kädest Ärge nüüd muretsege meetodi jagamisega, et ma arvan, et hätta ei jää keegi. No nägime, me saime selle kõige keerulisema osaga tänasest õpitoast hakkama, et meil on rollid jaotatud. Tere Jüri, tervist lapsevanemad, meil on väga hea meel, et te siia koosolekule olete tulnud. Ja nüüd me läheme edasi siis selle paketi juurde, mis teie jaoks laual valmis on. Ja mis siis tegelikult seal hakkab toimima. Ehk siis te näete, teil on igal ühel alustuseks seal selles mapis, ehk siis sellel kirjutusalusel üks sektor sellest mudeli versioonist. Ja siin selle mudeli versiooni peal ei ole teil, eks ju, kogu seda neid oskusi ja hoiakuid ja seda tegevust pikalt lahti seletatud. Aga siin te olete toetatud hoopiski küsimustega. Ja vaat see on ka see meie tänase õpitoa pealkiri, et küsija sulle antakse ja uskuge mind, kui ükskõik kas lapsevanem või laps ise küsib iseendalt või kellelgi teiselt sellise küsimuse, et kes ma olen ja mida ma väärtustan ja kui ma julgen seda rääkida siis ka selle teise poolega, siis ma saan vastused ja mulle antaksegi midagi sellist, mida ma võib-olla tõeliselt vajan. Ehk siis need küsimused on need, millele te toetute ka seda Jüri juhtumit analüüsides. Ja ma palun siis igal laual keskenduda ainult sellele oma sektorile ja oma küsimustele. Järgmine osa, mis teid siis ootab selles ülesandes, mis teil siis tuleb teha, te leiate sealt ühe toreda loo, kus ongi siis Jüri lugu. Aga enne, kui te seda Jüri lugu hakkate süvenenult läbi lugema, ma pisut selgitan, mis te sellega peale hakkate, kui te olete selle läbi lugenud. Siis esimene ülesanne on see, et meil on küsimus, millised karjääri kujundamise oskused on siis Jüril juba olemas ja milliseid tal tuleks veel arendada. Ja selleks esimene samm, palun arutage, mõelge, missugused on tema tugevused ja millised on tema toetust vajavad küljed. Ja mõelge seejuures Jüri omadustele, oskustele, huvidele, väärtustele, võimetele, vajadustele ja sealhulgas ka tema elurollidele. Et lugege see lugu läbi ja mõelge see kõik hästi nagu oma vaatevinklist ja mõelge siis keskenduge sellele, kes te olete. Te olete seal taga Jüri ehk siis lapsed, 8.–9. klass ja teie olete lapsevanemad. Mõelge ennast sellesse rolli ja püüdke siis kirjalt tuua välja siis tema tugevused ja toetust vajavad küljed. Et see on esimene samm ja teil on olemas seal sellel kirjutusalusel ka tööleht, kuhu te saate lihtsalt need kirja panna. Et see esimene punkt.
ja et see tegevus läheks teil sujuvalt ja igal sellel laual siis omas rütmis, siis ma räägin need järgmised ülesanded ka kohe ära, et me ei peaks vahepeal katkestama. Siis see teine samm, mida te saate teha, on see, et kirjeldage siis jällegi sellelt lapsevanema, see roll, mis sul on parasjagu või siis lapse seisukohalt, missugused võimalused on Jürit toetada, mis saaks teha ja keskenduge siis sellele oma sektorile, mis teie selles mapis oli. Ja kolmas samm on siis see, kui sa oled kirjeldanud, mis siis saaks Jüri toetamiseks teha. Tooge välja 2 konkreetset nõuannet ja 2 konkreetset ootust edasiseks tegutsemiseks siis lapsele ja lapsevanemale. Ja see küll selle Jüri juhtumi vaates, aga kui me tegime seda lastevanemate koosolekul, siis tegelikkuses oli see nii, et lapsed ütlesid oma ootused vanematele ja päriselt, eks ole, mitte eks ju selle juhtumi vaates, et mida nemad ootavad oma vanematelt ja vanemad ütlesid oma ootused lastele, mida nemad tegelikult lastelt ootavad. Ja samamoodi me palume teil siis mõelda ja siis see nõuanne, see 2 nõuannet on siis tegelikult see, et see Jüri ehk siis see laps mõtleb, mida tema ise saab teha. Minu tegutsemine võiks olla see ja see, ehk siis iseendale nõuanne ja lapsevanematele siis täpselt samamoodi see nõuanne minule kui lapsevanemale, mida ma saan teha. Et kas on küsimusi selle ülesande püstitamise osas? Tulevad protsessi käigus. Väga hea. Ja siis kõige viimane samm, mis selle analüüsi lõpuks, kui te olete need 2 nõuannet ja 2 ootust saanud ära, siis me palume need mõlemad, nii 2 nõuannet kui 2 ootust sisestada. Ma loodan, et leiate selle võimaluse oma nutitelefoni kasutada ja menti.com rakenduse kaudu siis need 4 mõtet siis igalt sellelt laualt välja tuua ja need koodid tulevad siis ka kohe teile siia tahvlile. Nii, ja nüüd me anname teile aega, et me arvame, et teil võiks olla aega siis kusagil 25 minutit kogu selle töölehe täitmiseks. Vastakaid ei ole. Siin oli vastakaid päris palju, aga näed. seal oli vabalt juurde üritus, ma tean, aga see on ülesanne tegelikult ka õpilast ja õpilane loeb selle kellegi läbi, kuidas mis see meil Jüril siis on. Et see esimene samm siis Jüri loo läbilugemine. Ma julgustan teid esimese sammuna Jüri lugu nagu läbi lugema, et mis selle Jüriga siis toimub parasjagu. Kas siia võib küsida kirjutada? Jaa, just nimelt selleks on lehte kirjutamiseks või igale poole midagi alla joonida võib-olla või kujutada ette näiteks, et sa oled laps, mida sina, kui sulle tundub, et mida sina soovitaksid Jürile teha näiteks? Keskmine täitsa tavapärane laps. No ikka üle keskmise. Ma olen üle keskmise.
ta võib olla nii üks kui ka teine. Võrreldes selle seltskonnaga, kellega me kogu aeg tegelema, ma ütlen seda, et tere, ikka kõvasti üle keskmise. Ma ei tea, see tugevus on võib-olla see avatud. Tuleks meile niuksi, eks. Mis te õnnega koos? Tore on vaadata, kuidas karjääriinimesed ei vaja mudelit, sest et neil on see peas, eks ole. Lapsevanematel oli küll see hästi nagu hea abivahe. Sest et tagasi ikka vaja. Jah. Pärast siis need kodud siit. Mida varem päriselt. Kui siin nagu seda vaadata, siis võivad arvuti sõltuvust tekkida. Ma panen siia küsimusega arvutisõltuvus, sest see on midagi, mida ma olen pildis on tähes, et ta on nii lugu polnud nagu see teise siis ta ka siin nagu midagi jõuda vasti teise juurde. Kui te nüüd olete jõudnud need Jüri need tugevused ja arengukohad kaardistada, siis julgustan teid selle teise punkti juurde edasi astuma, et milliseid viise te näete, et Jüri saab toetada, eks ole? Et täiesti erinevaid võimalusi juba hakkab pakkuma. Ja mõelge siis tõesti lapsevanema seisukohalt, et millisel moel lapsevanem saaks Jüris toetada ja siis Jüri hakkab ise mõtlema siis nagu lapse seisukohalt, millisel moel saab toetada. See on liiga mõni tegelikult on see enda nägemus. Just, et kuidas teil see oli, et arvutimängud nagu kirgikas. Just. Kuidas teeb, jah, et äkki oskab teil muud ka usuma.
see, mis on tema vajaduse. Just. Panevad näevad, eks ole. Just, et rohkem kabist. Võib-olla endas selgusele jõuda, mis siis ikka nagu see eneseteadlikkust saada, eneseanalüüsi teha, et mis mind nagu tulemuslikust nõudnud või ei tea nagu mida. Olete jõudnud toetamise võimalusteni ka ei ole? Ei ole. Kohe jah. Elurollid. No poeg. Ja poeg vend. Ja poeg sõber. Vend. On ju vend ja poeg. Ja, just. Sõpradega koos. See oli meie siis jah. See on see planeering. Ja siis silma just kõik kasutavad. Ma näen, et esimesed on jõudnud siin nende nõuannete ootuste juurde, ma siis veel kord nagu kordan, et see nõuanne, kui te seda nõuannet panete kirja, siis see on sellelt seisukohalt, et mida mina ise näiteks kui lapsevanem või mida mina ise kui laps saaksin teha. Ja siis see ootus on siis sellele teisele poolele, see teise poole märk on see 2 inimest, see teine ka, et siis see ootus on nagu teisele poolele. Kui te jõuab selle 3. punktini, ma näen, et esimene tegutseja on siin maani alatud. Kuidas läheb? Et kas on küsimusi? Ei, millest on nõustamisel. Väga hea. Jaa, väga hea. Kes tegeleb sellega ja lähme koos. Äkki emal tahaks kaks õppida või saadaks mingid muudatused koos. Väga hea, nii et teil on juba päris mitu head mõtet, mida tegelikult saab teha. Ma siis selline lapsele jagaks nõuanne selgeks teha spetsialisti abil. No just, et mis ei ole ära hoia teda kinni seda. Aga sina pead siis selle mentipunkkom siis saad selle arvamuse saatmise, mitte mentimeetme, vaid mentipunkkom. See Niina siis tulla pallega, mis Eesti. Jah, aga
ja nüüd tegelikult ongi see aeg, kus me anname selle väikese viite, et ajakulg on jõudnud umbes sinna seisu, kus oleks mõistlik hakata siis neid nõuandeid ja ootusi sinna enda jaoks kõigepealt kirja panema ja siis juba läbi sellise rakenduse menti.com on see minu kirjapilt arusaadav, menti.com on see keskkond, rakendus ja siis saate te koodi tahvlil. Ehk siis igaüks valib selle oma sektori koodi ja siis ta saab sinna oma need 2 ootust ja 2 nõuannet sisestada. Et praegu on juba täitsa hea aeg nendega tegeleda. Ja lihtsalt panna menti.com sisse ja siis ta annab kohe selle koodi selle varianti. Telefoni vaata, mul on hästi vähe akut. Ja koodid leiate siit vastavalt oma sektorile. Et kellel oli eneseteadlikkus, paneb sinna, kellel oli võimaluste analüüs, paneb sellise, kellel oli planeerimine, selline tegutsemine siit. Et igalühel on oma number. Ja see number on ka tegelikult selle töölehe pealt teil kõigil kirjas. Et te leiate ka oma töölehed selle menti koodi. Kaheksa, 3, 4, 8, 8, 4, 4, 4, 3, 4. Ja kyllä jos noin. Ja kun mä pääsin tegutsemisesta mõtlema, niin siitä peab võtma. Ja just nimelt sellest oma sektorist, mis teil oli ja siis sellest lähtuvalt ka, mis te juba läbi mõtlesite. Et mis need asjad on, mis siis Jüril oleks hea teha. Siin ongi 2 nõuannet, 2 vaja. Just, selline teha. See on kõige valu. Aga selliseid näiteks tööle hääletamist või sellist arvamust saada. Kõigepealt ja siis saab panna juba tekstina sisestada selle oma mõtte. Ja kutse Ja siis ma Aga eraldi siis panna. Sinna mahub täiendus, see on vaba tekst on võimalik. Ja vaba tekstina saate sisestada täiesti. See võimaldab täitsa vaba tekstina sisestada. Siia saate koodi kõigepealt panna. See, mis oli teie esimene samm on see kood, siis kinnitus ja siis on järgmine aken, mis seal tavaneb teile, kui te selle teete aktiivseks, endale sisse hakata. Ma ütlen siia kõrvale, et kui me seda koolis tegime, siis meil oli samamoodi, meil oli see mentimeetriga plaanis teha. Aga meil oli see mingi tõrge, meil just eile mõtlesime Kelliga, mis juhtus, vist oli mingi wifi ühendusega ja teemaga. Aga õnneks meil oli valuvariant ka, meil olid postitid ja me tegelikult siis seal saime selle teha postititega. Et te olete väga hästi nüüd toimetanud ja hakkama saanud, läheb mentimeeter käiku, suurepärane. Ja alati varuvariant olemas. Ma isegi tea, seal oli mingi tõrkväega uuesti püstis. See on see, mis teeb see paneb üks asfalti.
kas teil on juba saadetud ära? Selle teksti peaks järjest panema, eks ole. Et vahepeal ta muidu katkestab selle ära, vaata, kui sa paned... Ma tegin niimoodi. Jaa, aga sinna saab mitu korda ka seda panna. Viskas välja. Ja siis uuesti sisse ja saab mitu korda panna. Aga võib panna ka selle ühenduse selle posti peale. Jah, just, et võib sisse. Ja siis võib välja minna, sest kohe varsti me hakkame neid tappidega sõitma, mis te sinna kirjutasite. Aga siis ma võin kohale minna või? Täitsa vaba, kui sa tahad valida teise koha, siis selle teise, aga samas tahvli peal on sul hea näha. Joo, vanemad. Just, mida sa minema et Priita tuli siis ja kes on tähtis inimene. Küsin, kas kõik on saanud selle semendikommi keskkonda sisse rakendusse, et töötab, siis ma hakkan seda juba sinna tahvlile ka panema. Ei viitsi 3 aastat ainult disainit õppida, see oli eks ole. Tundub, et on valmis, siis võib ka märku anda. Ja kuigi et see kunstiga siis tahagi survestada. Lili võtab meile kohe need vastused sinna. Kuidas? Meil on jah natuke täna selline kiire menetlus, nagu ma ütlesin, eks ole, tegelikult kuulis oli meil 2 tundi aega. Peame jaksate ka. Kes pean siin korras appi. Just ikka selle, mis on olemas, siis saab kunsti, siis saab naine muudab politada. Aga siis on niimoodi, et kui sina pead midagi Toksi ja siis on kokku saanud, siis ta ei ilmselt eks. Meil on 2 Kas need on need, mis juba? Jaa. Et kas kõik on jõudnud sisestada oma nõuanded ja soovitused? Aga see on eneseteadlikkus oma. Jaa, ei, aga me näitamegi Me hakkamegi ükshaaval neid Siit üks lüheke. Koolis me tegime niiviisi, et tegelikult seda mentimeetrit me ei saanud kasutada. Ja tegelikult me andsime hoopis seal võimaluse nende vastuste jagamiseks, et nad võisid erinevaid viise kasutada. Kes tahtis teha plakati, kes tahtis, ma ei tea, koorilaulu teha, kes tahtis lapsevanemale sõnumi saata või kes teab, mis iganes erinevaid viise. Aga siis oli seega, et me täna teeme nüüd niiviisi, et üks, mis salvestub siia mentimeetrisse ja teine, et siis eneseteadlikkus, kellel teil see sektor oli, tulge siia ette ja üks teisele, siis te saate seda tutvustada. Et selles võtmes, et üksteise poole pöördudes näiteks mina Jürina teeksin seda ja seda, aga sinult kui lapsevanemalt ootaksin ma seda. Võt sellises võtmes nagu kuidagi enam-vähem. Eneseteadlikkus, kellel oli see teema pannud tulge ette. Võite tahvli peal spitteid ka kasutada, need on siis need mõtted, et te pöördute teise poole, et seal me tegelikult nõustamisel palusime ka, et olidki lapsed ja lapsevanemad vastamisi ja nad said teineteisele siis öelda oma mõtteid. Kas ma tugevusest ka räägin või? Võib-olla teeme selle pöördumise ära ja siis kuna meil natukene vist jääb aega ka isegi nii-öelda avada seda töölehte, siis me võime seda teha, et see on väga hea. Aga tehke pöördumine ja siis võite tugevustest pärast juurde tuua, et miks te tegite sellised soovitused ja ootused. On aru saada?
et esialgu need mõtted, mis te siia saatsite, öelge teineteisele, et ehk siis sina kui Jüri ütled oma emale. Ema. Endale siis nõuanded on mul sellised, et ma peaksin olema vähem arvutis. Ja kuna ma nüüd ei tea, mida nüüd ma peale 9. klassi edasi teen, aga mul sõber seal mõtleb kutsekooli minna, ma võib-olla kokaks saaks saada, aga võt ühesõnaga ma ei tea. Et siis ma peaksin äkki otsima mingit infot erinevate ametite kohta, et siis ma äkki saan aru, mis asi kujutab. Aga ma väga ootan, et te isaga räägite minuga. Ja te räägite minuga minust, aga selle juures te olete väga positiivsed, innustavad ja toetavad. Et see on minu jaoks tähtis. Ja siis ma tahaks näha reaalelu, mis te teete 8 tundi tööl. Isa teed ema, mida isa teeb. Ja tahaks näha, mis siis kokk teeb näiteks, kui ma olen selline kahtlus koka ameti suhtes. Nii et võt, tahaks väga teada, mis inimesed teevad 8 tundi tööl. Aitäh! Ja siis mina olen nüüd kelle rollis siis? Lapsevanema rollis. Ja siis minul nagu nõuanded, nagu ma aru saan. Et minu siis nõuanne on, et mina saan sulle siis abiks olla, kuidas seostada siis haridust ja tööturgu. Ja koos läbi vaadata need erinevad võimalused, analüüsida ja siis sinu mõtteid sinna juurde kuulata. Ja veel soovitus, nüüd tuleb see soovitus. Et meie oleme siis koos isaga valmis kuulama ja leiame siis ka selle, et kuidas sa saad iseennast siis motiveerida, et oleks siis aja planeerimine selgem rohkem ja enda see eesmärgi seadmise oskus. Aitäh! Suurepärane! Ja mul on praegu selline mõte, et võib-olla läheme nende sektorite kaupa praegu need pöördumised teeme ära ja see, ütleme, et need tugevused ja teemad võime pärast nagu ühises ringis aruteluna tuua. Tundub nii vist parem, eks ole? Ma panen järgmisena siis ette. Võimaluste analüüs. Vaatame nüüd, kuidas nad tulid, sest et meil visati sealt välja. Vaatame. Ja kui on ka mingi tehniline tõrge, siis me võime ka nii teha, me saame siin ikkagi ära rääkida, eks ole. Just. Mina olin Jüri. Võimaluste analüüs tuleb, on olemas 2 kasti. Jah, aga meil tuli nüüd ainult see lapse parem on. Midagi läks kaduma, jah? Teil on 1 puudu siis veel, see teine arvamus. Aga teeme nii, et te ütlete need siis juurde ära. Ja kirjuksime selle sinise, selle nõuande, ühe nõuande. Vaata, me panime eraldi ja sellest vist ja seal tuli nii, et nad ei jooksnud teile siia. Tegelikult saab mitu asja siia. Ema ise. Anna, kui tore, seekord on lapsel 2 vanemat kaasas kokku. Nüüd ma räägin Jüri osa ära, jah? Jaa. Mõte on siis minna võib-olla kokaks õppima sinna kutsekasse, et mul on see sõber, et läheb ka sinna kõrvale, sinna sama kutsekasse, et mulle meeldib kuka neid saateid ka vaadata ja te olete kodus ka ütlenud, et mul see kokamine läheb hästi vahepeal ikka. Et mina siis sooviks rohkem nagu teada, et mis see koka eriala on, et kas ma peaksin siis kuskilt seda materjali otsima, kus ma täpselt peaksin ja siis ma tahan seda materjali selle kutseka kohta ka, et millal see sisseastumine on ja mida ma pean teadma siis. Ja tahaks lapsevanemat, et äkki te leiate mulle mingi töökoha kuskil sellise abikuka juures, ma saaksin mõned tunnid suvel nüüd juba käia, et siis ma saan näha, mis see koht on ja siis mul on selline ootus ka, et äkki te räägite kutsekaga, et ma saaksin mingi töövarjupäeva. Kohe näha, et meie poeg. Teeme nii, et sina räägi näiteks nõuannetest ja siis sina räägi ootust. Et me näeme tegelikult, et sul on potentsiaali mitmete erinevate erialade vahel,
aga tundub, et see koka asi on küll üllatus, eks ole, et tegelikult jah, see, et see kokaks saab kodu lähedal õppida, et see on, aga et me soovitaksime ikkagi minna sinna karjäärispetsialisti juurde, et siis võib-olla ta oskab teha mingeid teste, et siis ennast paremini tundma õpiksid ja võib-olla tuleb sealt välja mingi selline asi, mis on näha. lihtsalt ei teadnud, ja siis meil on nagu see soov, et seda ei ole seal kirjas, aga me ei taha siin hoida kinni põllepalde küljes. hästi kaasa. ja oleme nõus, et kuna me oleme nii palju reisimas käinud ja sul on nagu võimalusi uute inimestega suhtlemiseks, siis kindlasti sa saaksid hakkama ka mõnes teises koolis, mis ei ole kodukohal, on see siis kutsekool või on see siis... See tahab läbirääkimisi kodus, mina tahaks ikka kodus olla. Ja, aga me rapsaks sind oma põllepaete küljest. Me ei hoia kinni sind. Me peame kinni. Me anname sulle ka selle mõtte mõelda, et võib-olla... Eks ma siis mõtlen. Arutame seda veel. Jaa, aga Jürikene, need ootused sulle, nii tore kohe näha, et meie poeg, et sa tutvuksid erinevate koolide ja õpetatavate erialadega, enne kui sa selle valiku langetaksid, et mis see koht üldse näiteks siis endast kujutab. Sa võid arvata, et see on äge, võib-olla see ei sobi sulle. Ja siis, et kui sa oled leidnud selle eriala kirjelduste järgi, tundub, et see oleks väga hea, et siis oleks tegelikult hästi mõistlik Jürikene, kui sa ka näiteks mõne tööparju päevale läheksid või võib-olla saaksid praktika teha või vaatame, et äkki kutsekool ka aitab leida seda, et ikka päris tööga tutvuksid. Ma tahan ikka Mardiga sinna ühte kooli. Jah, aga mine vaata, mis see kokk teeb igapäevaselt töös, et võib-olla siis tahad minna sinna metsandust õppima. Metsameheks. Jaa, isakeel, jaa, metsas käin ka, jaa. Aga analüüsi jah, nagu teine ema ütles esmalt neid oma huvisid ja võimalusi, et jah. Nii, aitäh! Suur aitäh! Võimalust analüüsi! Ja Liivi võtab meil kohe ette järgmise, mis võiks nagu loogiline jätku olla, et siis planeerimine. Nii, palun planeerijad ette. Ja kuna meil see ajaline surve oli nii hull, et ütleme, et kui ei jõudnud kõike siia sisse toksida, siis kui turgatab midagi pähe, siis võib seda ka otse siin laivis öelda välja. Jüri. Kas vanemad alustavad? Jüri alustab. Teeme nii, et Jüri alustab. Jüri võiks alustada, jah. Et siis laps võiks alustada. Jüril on praegu juhe koos natukene, aga... Siis lapsevanem oli arvuti mängust. Äkki lapsevanem arvuti mängust. Aga siis äkki vanem? Jaa, nii pidi ka. Nii, kallis Jüri, tule nüüd sealt arvutimaailmast välja ja räägime natukene juttu ka. Nüüd on nii, et klassijuhataja helistas, kooli tuleb karjäärinõustaja. Meie isaga andsime nõusoleku, et ta nõustab sinu kohustus on kohale minna. Ja gümnaasiumi ja kutsekoolide lahtistuste päevad toimuvad ka, järgmisest kuust hakkavad pihta, nii et lähme sinna ka kõik koos. Nii, rohkem pole vaja, 2 asja, tee ära, ole mees. Kuhu ma pean minema? Kõigepealt kooli ja karjäärinõustaja juurde. Pärast gümnaasiumisse ja kutsekooli ka. Tegelikult teate, mis ma ise ka mõtlesin natukene nende asjade peale, et ma siin arvutis just vaatasingi, et tegelikult mulle meeldivad mõlemad asjad, et ma tahaks nagu IT-d õppida, sellepärast et see on igavesti äge värk. Ja tead, see mu sõber läheb tegelikult siia lähedale kutsekasse, et söögi tegemine on ka, et ma ju teid ju ka aitan ja pannkooki oskan teha ja see on ka tegelikult ja sõbrad oleks maru lahe seal koos koolis käia, et ma nagu mõtlesin just, et ma peakski tegelikult uurima neid asju natukene ja vaatama, et kus seda siis IT, et äkki seal selles koolis, kus Mart läheb, äkki seal saab ka IT-d õppida, et ma pean natuke vaatama, ma ei ole viitsinud uurida veel, aga mängu ära lõpetades vaatan kindlasti, kas seal on seda kohandust ja muidugi mõtlesin ka, et täitsa inglise keel mul on ka tegelikult ikka päris lahe juba ja päris hea, No, siis on gümnaasium. Jah, ma ei ole päris kindel selles, aga selles mõttes ka, et võib-olla, et kui ma nüüd gümnaasiumi ära teeks, et siis ma saaksin tegelikult kohe IT-d minna õppima juba ülikooli, et see oleks ka päris lahe idee, aga ma ei ole päris kindel, mida ma veel tahan täpselt,
no meil aega on mõned kuud, nii et võib-olla jätaks selle täna selle kooli seal vahel, läheks kohe karjäärinõustaja juurde. Tuleb kooli karjäärinõustaja. Põhikooli eksamil, aitäh, suur aitäh teile. Nii, aga kuidas siis tegudeni jõuda? Võtame siis ette tegutsemise, tegutsejad, kellel oli tegutsemise sektor, tulge ka. Nii, laps on kohal, kas lapsevanem on ka olemas? Sõnastasin võib-olla pahasti siin, aga mõte oli see, et ma suhtlen mõne kopaga ikkagi, et saada teada, mis see päris töö tegemine tähendab, aga kui ma nüüd seal istusin, muidugi kui selle jutu kontekstis välja, aga kui ma selle iseenda iseloomu sinna sisse panen, siis ma arvan, et tegutsemine oleks see, et tegutsemine Jürina, et ma lähen viin oma paberid sinna kopakooli sisse ja asi tehtud. Lapsevanemale tuleb pärast kiri koju, et andke nõusolek, et õpib koolis. Mina siis pean andma nõu. Aga kas sul on ka lapsevanemale ootus, et mida sa tegelikult ma ootan, et lapsevanem toetaks minu otsust. Sest isegi kui ma seda kooli ära ei lõpeta, siis need teadmised, mis ma sealt selle mõne ajaga või mingi perioodi, kui ma suudan seal vastu pidada ja siis leian, et ma ei taha seda, siis ma ikkagi teatud söögitegemise oskused olen saanud ja kui ma kunagi naise võtan, siis sellest on mulle ka kindlasti kasu, sest eriti ka tüdrukud juba tänapäeval kõik süüa teha ei oska. Ma olen täitsa nõus, Jüri, et sa konflikti oskad küll hästi teha, sest sul tuleb väga hästi hakkama. Ja vanemaga teed väga hästi veel ka pankooke. Aga sa väga hästi tead, et meil on ka sugulane nüüd siis peakook, et sa võiksid ikkagi minna vaadata, et mis kell ta üles tõusab, kuidas ta seal tööd nagu teeb. Et seal on hästi palju veel selliseid ülesanded, et mis ei puuduta üldse nagu kokandusse. Et ma soovitan ikkagi minna ja vaadata seda tööpäeva. Kui me räägime kokku, võib-olla võtab 9 nädalaks sulle siin tööle parajasti, et peale kooli läheb. Ma nii suurt karjääriplaan, et peakokaks saada mul ei ole. Eesmärk on söögi tegemine selgeks saada. Ma ei seo seda enda tulevikuga, ma tahan saada selle ameti. Aga läheb soojaks. Väga hea. Aga veel nüüd siis ikkagi ma mõtlesin ka, et olen ka sinu pärast mures, et järsku läheks koos sinuga karjäärinõustaja juurde. No mis see karjäärinõustamine annab? Teeb testid, ma tean, mis ma sinna kirjutan. Ei, aga söögi tegemine on vaja selgeks saada. No ega mul selle vastu pole midagi, see testid täitsa hea eriala, aga siiski ma arvan, et võiks ikkagi nagu seda silmaringi nagu laiendada ja vaadata, mis mujal toimub. Teistel erialadel? Ja teiste erialadel. Ei, ma tunnen, et ma seda mõtet ikka ei ole. Ma olen otsustanud, et teen selle söögi tegemise selgeks. Et oskaks rohkem kui ainult komplekti teha. No see on sinu otsus, aga siiski proovi, vaata ja kuula ka teisi, eks ole, et mis teised ütlevad ja ma austan sinu nagu sellist sihikindlust, et see on väga tore. Aga kui kaua sa sealt vastu pead? Aga ma ütlesin, et ma kokana ilmselt tööle ei lähe. Teid. No vaatame. See on abikokaks. Nii, aga suur aitäh teile. Ja on jõudnud ka tegudeni väga sihikindlalt. Ja ma tahtsin öelda, et meil täna tuli nii vahvalt kuidagi virgutavalt selline nagu näiterigi võtmes. Aga tegelikkuses, kui me nüüd seal koolis tegime, siis tegelikult oli väga südantsoendav oli näha, kuidas lapsed ja lapsevanemad oma ootusi ja selliseid soove ja omavahel jagasid, et üks grupp pani välja, et me ootame armastust ja me ootame tuge ja selliseid vahvad asju, et tegelikult oli hästi nagu rõõmustav kuulda selliseid asju. Ma hästi nagu ühinen Kerli mõttega, et aga kui te nüüd märkasite ise, kui see pöördumine teineteise poole oli, et ehkki me ju mängisime siin seda olukorda, siis selline läbimängimine ja pöördumine on kordi mõjusam, kui seda ainult ekraanilt lugeda. Et sellepärast me tõesti ka seal koolis seda tegime
ja just nimelt, et sealt tuli hästi siis ka see välja, et mida siis nagu reaalselt lapsed, eks ju, mõtlevad nendest asjadest, et meil olid siin ka väga tugevad Jürid, eks. ja noh, praegu oli niimoodi, et noh, et Jürid jäid väga üksikuks, et aga lapsed seal ükski ei saanud esineda iseendana, vaid et nad olid tegelikult grupitööna võtnud selle ülesande ja nad esinesid ikkagi grupina ja sellise üldise mõtte olid nad siis koos kokku pannud, et selles mõttes ei olnud see nagu ühe noore arvamus, vaid arvamuste paljusus väljendus siis selles ootuses ja nõuandes nagu iseendale tegutsemiseks ka. Et selles mõttes oli see hästi mõjus. Ja noh, kui nüüd mõelda veel seda raami kogu selle tervikliku grupi nõustamise mõttes, et mis selle meetodi ümber toimus, et siis tõepoolest esialgu üleüldse, eks ju, see häälestumine, ootuste küsimine, häälestumine ja siis lõpuks kogu selle protsessi kokkuvõtmine, eks ju, nende sõnumitena ja siis pärast veel ehk siis infoallikate vahendamine nii õpilastele kui lapsevanematele, sest et see mõte ju tegelikult on see, et kui meie läheme nõustajatena sageli kooli, eks ju, laste juurde, siis lapsed saavad midagi ja nad lähevad koju ja vahendavad seda infot mingit teatud omal moel, mis, eks ju, neile sealt meelde jäid. Et see, kui nad on seal ühe korraga ja ühes infoväljas, siis noh, tundub, et see võiks olla nagu mõjusam ja kogu see mudel kui selline, see on siis see, mis ju noh, annab nagu protsessist arusaamise siis nii lapsele kui lapsevanemale ja võib-olla kui lapsele tundubki see isegi see, sest et noh, tegelikult lapse jaoks on see küsimustega mudel kõige noh, turvalisem ja arusaadavam. Et aga kui nad on, eks ju, koos nagu vaadanud seda ja see allikas, eks ju, jääb neile nii-öelda kasutada, siis kui nad läbivad samamoodi aruteluna oma lapse protsessina läbi, siis on juba ju suur samm tehtud ja tulevadki vaidlused. Jüri trambibki jalgu, aga siis on võimalik võib-olla minna sinna selle mudeliringi mingisugusesse teise kohta ja nähagi, et kas seal on hoiakutes, eks ju, see mingisugunegi küsimus, et kuidas ma saaksin siis neid hoiakuid nii-öelda noh, toetada ja võib-olla natukene ka kujundada, et see hoiak toetaks teda tema karjääri kujundamist, et see oli nagu see mõte. Aga suurimad tänud selle toreda osalemise eest ja te tegite tõsist tööd. Aitäh! Nii, ja nüüd me teeme ka väiksed kokkuvõtted Marja abil. Aitäh Kerlile ja Ligile hästi põneva selle meetodide eest ja ma arvan sellist mõtlemist ja hiljem nagu enda analüüsimist sai siit kõik. Ja kes soovib, saab veel täitsa paberkujul ühe selle kaasa võtta. Et kellelgi juba oli spiiker taskus. Ja ma arvan, ma panen see ääre peale, siis saab võtta. Nii nagu eilnegi päev, siis ka täna kõik need sellised arutelud me võtame kokku ja sisestan need siis selles samasse Mentimeetrisse, menti.com siis ja sellise küsimuse alla nagu, et mida on siis karjääriteenuste kogukonnal kuuldust õppida. Et võib-olla praegu lihtsalt arutelu koht, et mis on see oluline, mis on selline kõige sellisem tähtsam või vajalikum mõte, et mida siit praegu kaasa võtta, mida nagu edasi arutada, analüüsida, mida tuleks nagu teha või mis on see, mis kõige olulisem siit praegu nagu meelde jätta on. Mis te arvate? Mida ütleme tulevikus oleks sellest, mis me siin praegu kuulsime, võimalik rakendada ja võimalik või olekski võib-olla vajalik või mingi mõte, mida peaks kindlasti edaspidi tegema või mingites olukordades, situatsioonides. See oli hästi praktiline siin praegu tegelikult. Ongi selline nagu meeskonnatöö, kus kõik osapooled on esindatud. Et see ei jääks nagu kahepoolseks, et näiteks kool ja laps või siis laps ja õpilane tagant see, et kõik on seal esindatud. See selline praktiline selline kohe tegutsemine ja toimetamine, aga kas on midagi sellist laiemat mõtlemist ka, mis ütleme, siuke oluline mõtlemise koht? Ma arvan, et see, et võtab aega, see on nagu põhiline, et võtta aega kuulata ja siis, kui see esimene mõte tõesti jalgu trambib, siis
ma arvan, see on ka täiesti okei, et kui ta juba sind kuulab, see on nagu väga hästi. Et ega esimese korraga ei olegi see, et jah, nüüd on eufooria sinu mõte ja ma arvan, et see kontakti saamine on nagu kõige olulisem. Mul oligi nagu vabandust, et segan vahele, et räägime järgmine päev siis. Jah, et see kontakti saamine. Ja mis veel mulle nagu siin meeldis, nagu see, et tunnustati, et ole mees, tee nüüd ära ja siis, et ma austan sinu otsust, et see tunnustamine ka, et kuigi ütleme seal esimese korraga võib-olla ei tule neid parimaid kompromissi lahendusi, aga siis vanemuse selline nagu selline teadlikkus, et ikkagi tunnustan, see annab sellele tagasiside, jah, mind on tähele pandud, mind on märgatud, et ükskõik, mis sealt siis tuleb, et noh, kui ta nagu siin, et tahab kokaks, tahab neid omlette teha või mida iganes, et kui see on tema valik, siis jah, aga just see märkamine ja juba see tunnustamine ja kuulumine. Valikutega arvestamine ka, et see lapse valikud on nüüd kohe nii kokaks, jah, aga meie peres kokaks, no mis siis toimub, et kui jäädagi selle juurde, tal on see valik, et ta täna ju ei lähe veel seda õppima, kui mul et võimalused olidki, et on seal karjäärinõustamine, seal on lahtiste õstepäevad, vanast olid teeviidad ja mis iganes praegu. See esimene ülesande osa oli ju see tugevused ja arengukohad, et meil jäid need lihtsalt ajapuudusel, me ei jõudnud nendest, eks ju niimoodi rääkida, et aga mulle tundub, et kui nüüd just nimelt see toetamise mõte, et toetada just neid tugevusi ja hästi ka seda tema valikut, aga juhtida tähelepanu ka veel teistele tugevustele, mis tal lisaks on, millele ta võib-olla ise hetkel ei oska tähelepanu pöörata, et see tugevuste teema ja toetamisega koos. Hinne koolitunnistusel ei ole mitte see näitaja, et ka see huviharidus ja miks mitte ka siis nii nagu siin oli selles näites perega reisid või see, mis ta on harjunud vanematega koos teha, need tegevused. Võib-olla ei tule kohe selle pealegi, et sealt võiks tulla ka erialavalik. Kui nüüd mõelda natuke eilse päeva peale, millest me eile nagu rääkisime, kuidas see, mis siin praegu täna toimus, et kas seal ka mingit ühisosa või seoseid on, et kas seal on ka midagi sellist, mida võiks nagu seostada ja kokku panna ja välja tuua? Põhikoolid ja kutsekoolid peaks rohkem koostööd tegema. Mul on selline intrigeeriv küsimus. Kui oleks selline nii-öelda see pädevuste mudel seal laste ja lastevanemate koosolekul, siis eile õpilasesinduse noor ütles, et mitte ükski noor ei tea, mis asi see pädevus on. Et kas see viis võiks aidata aru saada, et mis siis tegelikult, ta ei pea seda mõistet kui säärast teadma, aga et mis siis on need olulised küljed, et kas see võiks toetada tema seda arusaamist, et ongi väga tähtis, et ma ka seda võimalusi analüüsin laiemalt. See on üks osa. Ma mõtlen praegu see võimalusi, et ta võib-olla, et ta õpib ise ka neid võimalusi analüüsima. Et kui ta näeb seda nagu laiemalt lehvikut, et võib-olla ongi ainult üks see, et ma tahan sõbraga koos minna, aga kui ta õpib ja talle antakse aega, teda toetatakse, et neid võimalusi analüüsida, tal tekib see eneseteadlikkus ja ta selle põhjal suudab ise teha neid teadlikumaid otsuseid. Et see ring on eks ju terviklik ja kui ma sellest ringist ainult ühe osa võtan, siis see võib pisut kitsaks jääda, aga kui ma näen seda tervet ringi, siis see ongi juba suurem. Ja oleks suurepärane, kui igas koolis olekski üks inimene, kes tegeleb karjäärinõustamisega. Ja vahest aitab ka see, kui ongi see praktiliselt läbi proovida, et jah, mulle see ei sobi tegelikult,
et üks on see, et ta õpib ise võimalusi analüüsima, aga teine on see, et ta saab ise reaalselt läbi proovida. Jah, ma ei taha minna sinna teeviidale, ma ei taha minna sinna kooli, ma ei taha minna töövarjuks, aga vanema või ütleme selle teise poole selline nagu samm ettepoole on see, et nagu näha ise ettepoole, et võib-olla võttagi ta käe kõrvale ja viia ja näidata, siis tal tekib see hoopis teistsugune pilt. Et tegelikult ma ei tahagi hoopis seda teha, et see kokk ärkabki kell 4 üles, et mina ise olen viinud noori käe kõrval niimoodi sinna ja siis ta on, tegelikult see pagari töö on väga lahe ja tegelikult see töö on lahe, et siis peab olema see paindlikkus, et see ei käi jah päris sirgelt, aga see on see protsess. Et võib-olla ütle nagu siin vinki võtta sellele, kas võiks olla nii, et toetada nagu lapsevanemaid selle, ütleme, karjääripädevuste või selliste, et mis on karjääripädevus, et ise teaks seda, et ta saaks seeläbi ka oma last toetada, suunata ja näidata nagu neid võimalusi. Et just ütleme läbi lastevanemate toetamise, õpetamise jõuame ka selleni, et tema oskab oma last nagu toetada, märgata, suunata. Kas see mudel on mõeldud ka õpilastele? 8.9. klass, see mudel on nende jaoks see 8.9. klass, see küsimustega variant, sest et siin on see lihtsalt, et ta peabki nendele küsimustele endast vastused leidma ja siis see võiks sellele küsimusele vastamine võiks teda aidata, mitte see suur. See on keeruline. Lapsevanemad on ju ka erinevad. Ja, lapsevanem jaoks sama. Ja võib olla ka see esimesel hetkel kogu selle mudeli selle haaramine ka keeruline olnud. Aga kui ta sellest lihtsamast hakkab peale, siis ta lõpuks ka mõistab ja oskab seostada ka seda suuremat kogu seda mudeli. See lõpptulemus on küsimus. Jaa. Küsimus peab küll rumal olema, jah. Et milline tänapäeval ikkagi või praegu see reaalne seis on nagu selles mõttes, et kuivõrd suudavad nüüd kõik võimalikud karjäärinõustajad ja karjäärispetsialistid reaalselt nende 8. ja 9. klassidega põhikoolis tegeleda, analüüsida kogu see staff ära ja sealt pealt siis aidata lapsevanemal ja lapsel koos ikkagi nüüd siis see õige otsus teha. Et kui palju tegelikult täna, milline see suutlikkus tänasel päeval on? Ütleme, selle aasta jooksul me ei ole kordagi seda jõudnud tegema. Et 100% ta kindlasti ei ole, et eks ta ongi siin, alguses rääkisime sellega koostöökoht, et ütleme, et mis on nagu karjäärispetsialisti roll ja mis on kooli roll, kuidas seda üheskoos teha, et see nagu lingiks. Ütleme, meil on selline karjääriteenuste menüü, kus on terve loetelu igasugustest teemadest, mida kool saab nagu meilt tellida, et siis soovida. Ja hästi levinud on seal see haridusvalikud, töömaailm, enese, selline analüüs, et need on rohkem sellised asjad, mida võib-olla küsitakse, et ütleme, seda lapsevanemate koosolekule minekut, seda küsitakse natukene vähem. Isegi mitte lapsevanemate koosolekule, sest seal on suur seltskond inimesi koos. Ma mõtlen, et ikkagi seda reaalset karjääri nõustamist, isegi seda karjääri juhendamist, mida nüüd siis Malta näide sealt tõi, see on küll seal koolis. Et kui palju meil, milline on meie täna Eestis ja suutlikkus sellist asja üldse teha? No nii palju, kui koolides seda karjääriõpetust on. Aga see ei ole, aga kui ma lapsevanemana tulen lapsega teie juurde ja ma palju siis seda on, aga seda on, ütleme, seda teadlikkust lapsevanematel ja võimalus tulla Töötukassasse koos oma lapsega karjäärinõustaja juurde on vähe, käiakse ka vähe, aga see võimalus on. Ja mõned kindlasti ei tuleks ka seetõttu, et üldse nad jõuaks. Üldse saaks rääkida ja võib-olla mingit teadlikkust edasi anda, sellepärast me käime mööda koole. Et me alati käime kõigis koolides vähemalt ühe korra kui mitte mitu korda ja me kaasame erinevad spetsialiste, karjääriinfospetsialist võib-olla teeb 8. klassile seal mingi teema, võib-olla 9. midagi, mõnes koolis jõuame mitu korda käia. Täpselt oleneb. Ja ma usun, et need slaidid on võimalik kindlasti saada, et need on... Ja, mina mõtlesin öelda, Margit Rammo palus öelda, et juba praegu on need slaidid kõik konverentsi kodulehel kätte saadavad.
ühesõnaga, et slaidid on kodulehel täitsa kättesaadaval konverentsi kodulehel. ja ma siia lõpetuseks veel lihtsalt ütlen, et juba tookord, kui me seda grupinõustamist seal koolis tegime, siis me jagasime lapsevanematele ka sellist toredat brošüüri Lapsevanemkassa teab, kus siis on tegelikult väga hästi just nimelt kõikidest nendest külgedest see lapsevanema toetamise võimalused läbi kirjeldatud ja väga praktilisi selliseid nagu tegutsemisviise antud, et julgustan seda küsima Töötukassast, et praegu on see Töötukassas täiesti saadaval ja koos sellise grupinõustamisega oli see hästi asjakohane. Kas on veel mingeid mõtteid, mida tahaks nagu sellise tänase sellise grupitöö valguses? Ma mõtlen nagu selle lapsevanema seisukohalt ka, et ega temal ka sugugi lihtne ei ole ja et ei tekiks nagu see oht ka, et vot, et noh, ma ei tee midagi vahet, vot ma võtan nüüd brošüüri ette, vot selle järgi nüüd me peame niimoodi tegema, eks ju, niimoodi, noh, et ei võetaks ka asju nagu üks-ühele. Et see on ka see koht, et noh, et pigem on ta see toetav materjal, et ei ole nii, vot selles raamatus inimesi on erinevaid, eks ju, et ei võeta nii peab olema täpselt. Pigem on ta see abimaterjal. Võib-olla need vanemad, kes võib-olla kõige rohkem võiksid nagu kohale tulla ja saada abi selles osas lapse toetamisel, siis sageli need ei jõua isegi mitte kohale. Siis need teadlikumad pigem tulevad. Eks ta on, et nii kui kõik inimesed, nii ka lapsevanemad on erinevad, lapsed on erinevad, ühte kindlat meetodit ei saa olla, et ainult see töötab. Et eks see ongi oluline, et võtta aega kuulata, aktsepteeri ja ole nagu toeta seda valikut, mis seal on. Et oluline tõenäoliselt, et sinna juurde pärast see, et lihtsalt, mis ma sellest kogemusest õppisin ja sain. Et osata nagu analüüsida ja seda sama tegelikult see mudel ju aitab. Ja mina selle kuulamise juurde lisaks ütlen, et julgege küsida, sest et kui küsida, siis antakse ka. Nii, aga aitäh!